tere tulemast taas vaatama Nice Luxury proovisõitu. Tänavu räägime ühest viimasest mahtuniversaalist ja tõepoolest uus Mercedes-Benz B-klass on selle klanni üks viimaseid järele jäänud esindajaid. Tal on olemas aktiivne pikivahe abi ja ta siis hoiab automaatselt soovitud pikivahet ja tal on aktiivne pidurdusabi ka ja 19-tolised valuväljed ja sees on olemas taustavalgustus 64 erinevas värvitoonis. Hädaolukordades võib auto isegi korrigeerivalt sekkuda. 360 kraadi kaamera on tal olemas ja multibeam LED esilaternad. Kui istmed alla klappida, siis on mahtu pagasiruumis kuni 1540 liitrit. Engineering pakett reguleerib salongi kliimat, taustavalgust, muusikat ja istme mugavust. Nii et Mercedes on väga hoolikalt mõelnud igasugustele asjadele, et teil eriti mugav oleks sõita ja eriti turvaline. Multimeediasüsteem õpib tundma teie eelistusi ja häälkäsklused on olemas ja sõiduk mõistab teie häälkäsklusi, kas ilma seletata peaksite kõik need raamatu järgi endale pähe õppima, kuidas nüüd midagi küsida. Interiöör näeb muidugi väga kena välja ja auto kuvab graafilised navigatsiooni ja liikluse suunised sõiduki ümbrusest otsepildist siis multimeediasüsteemile. Ja sõiduprogrammid on tal olemas Comfort, Sport, Eco ja Individual ja tal on olemas adaptiivne vedrustus ja samuti ka silindrite väljalülitamine. Diiselmootorist on valikus siis B180D manuaalkäigukastiga 116 hobujõudu ehk 85 kW ja 0-10,9 sekundiga. Siis on bensiinimootor olemas manuaalkäigukastiga B200 163 hobujõudu ehk 120 kW, siis on olemas B180 136 hobujõudu ehk 100 kW siis. Ja siis on veel olemas manuaalkäigukastiga 220 Formatic 190 hobujõudu ehk 140 kW ja 7,1 sekundiga 0-100. Ja hübriid puudub ja samuti puudub ka automaatkäigukast ja hinnad algavad talle 28 118 eurost. Selline on uus Mercedes B-klass, natuke kahju, et tal pole praegu valikus automaatkäigukasti, kuid muus osas on väga hästi Mercedes mõelnud turvalisusele ja mugavusele. Ja ikkagi on ta valdavalt juhi auto. Meie kohtume teiega juba järgmisel nädalal.